Tere hommikust! Tere hommikust siit Larnakast. Ja täna on 9. oktoober ja alati tasub rääkida ilmast ja alustada ilmast, et hommikul ma läksin kell 6 välja ja hommiku jalutuskäiku tegema ja ütleme niimoodi, et T-särk ja lühikesed püksid ja tundsin kerget jahedust. Ehk siis hommikud ei ole loomulikult enam nagu nii soojad ja ööd ei ole nii soojad. Ehk siis kergelt hakkab jahedus tekkima ja ka õhtud väljas istudes ei ole enam nii soojad. Ehk siis tahaks juba mingisuguse õhema asja endale peale võtta. Nüüd tänase episoodi mõte on meditsiin ja alati küsitakse seda, et riiki ja linna hinnatakse selle järgi, kui hea on tema meditsiinisüsteem. Ja mul oli võimalus seda kogeda, ma ise küll ei tahtnud seda, aga juhtus selline väike näpardus, et mängisin väikse printsessiga ja ta suutis mulle mänguas korraks sõrmega silma saada või silma torgata ja siis silmasid valge nurk sai veits kahjustada. See oli juba nädalat tagasi. Ja ilmselgelt ma alguses ei teinud sellest välja ja mõtlesin, et suva, et mis siis ikka on, et midagi hullu ei ole. Aga järgmine päev läks pool silma täitsa punaseks ja oli näha ikkagi, et see silmavalge oli vigastada saanud. Ja mul elukaaslane soovitas, et kuule ära ole Eesti mees, et mine käi EMO-s ära ja loomulikult see oli siis päeva õhtul või tegelikult juba, ma arvan, seal mingi 10 paiku õhtul. Ehk siis sain selle EMO kogemuse kätte ja pean tunnistama, et ega EMO kogemuse peale midagi nagu väga nagu keerulist öelda ei ole selles mõttes, et sõitsin taksoga sinna, takso maksis 10 €, ehk siis südalinnast haiglasse, keskhaiglasse siin. Takso maksis 10 €, EMO-s istus enne mind äkki mingi 5 inimest, kuna mul on kahjuks Tallinna 2 Mustamäe haigla EMO kogemust all, siis mõlemad olid 4,5 tundi. Siin ma sain jaole 1,5 tunniga. Edasi, võib-olla ta oli pisut naljakas selles mõttes, et see nii-öelda see triaažiruum või see esimene ruum, kus siis inimesed koos olid, et seal olid kiledega eraldatud siis nagu need haiglavoodid ja kogu masinavärk. Et ta natuke kriip oli selles mõttes, et ma arvan, et minuga koos oli seal veel 6 inimest ja need vahekardinad olid lihtsalt vahel ja arstid tegelesid risti-rästi kõikidega. Nii et eks ta selline huvitav kogemus, mis oli minu jaoks nagu ootamatu kogemus oli see, et õed vaatasid või arst vaatas selle silma üle, et hommikul pead silmaarsti juurde tagasi tulema, et tuleb masinaga siis kontrollida, et kui sügav vigastus on. Ja teipisid mul ühe silma kinni, panid mingi kreemi sisse, teipisid ühe silma kinni ja see kogemus kinni teibitud silmaga liikumisest. Väga ei soovita seda, ehk siis kolmedimensionaalne ruumitaju kaob ära. Väga hästi ei saa aru, kui kaugel trepi aste on, aga ometigi taksosse koju sain, laps ütles hommikul, et issi on piraat. Ja siis hommikul käisin uuesti silmaarsti juures ja hommikul ma sain siis kogemuse tavalise haigla külastuse mõttes. Ehk siis hommikul haiglasse, registratuuri, 5 inimest kuskil enne mind. Ma arvan, 20 minutit ootamist. Euroopa siis ravikindlustuskaart kaasas, sellega ilusti registreeriti ära, visiiditasu 29 €, silmaarst võttis vastu, vaatas üle, vaatas masinaga sisse, ütles, et õnneks, et vigastus on selline, et sekkuma ei pea, et ta paraneb mõne ajaga ise ära, kirjutas mingi kreemi välja ja lasi mind rahulikult koju ja silmaplaastrit enam ei pidanud kandma. Selles mõttes kõik hea ja tänaseks on siis peaaegu kõik ära paranenud. Nüüd teine lugu, väga mõtlema panev lugu, olime siis Südalinna rannas. Ja mingi hetk siis meist, ma arvan 50 meetri kaugusel toodi vanem heakam mees veest välja, vetelpäästed tõid ja märkasime siis. Ja loomulikult kogunes sinna ümber nagu suur mass, vetelpäästed elustasid päris pikalt. Ehk siis minu jaoks indikatsioon oli see, et kui kiiresti tuli kiirabi ja kiirabi tulemine võttis ikkagi päris kaua aega. Ja siis ka teda sinna rannaliiva peale saada, kuigi igalt poolt olid sissesõiduteed avatud, et see ikkagi oli selline kohmakas ja ma arvan, et ma siiralt loodan, et see mees jäi ellu, aga vaadates seda aega, kui kaua teda pumbati ja siis kiirabi võttis üle, läks edasi, et ma arvan, et see võis olla raskendatud, aga uudistest see läbi ei käinud. Ja kolmas mõte kohaliku kiiruse mõõtmiseks oli see, et ühel ilusal laupäeva õhtul toimus siis meie maja ees laste mänguväljakul Aafrika suguharu kokkusaamine ja suguharu juhil oli sünnipäev ja kõik voldikullerid tulid oma mopeedautodega ja rolleritega sinna ja hakkasid laulma ja testisin ka korraks ära siis kohaliku 112 numbri ja küsisin viisakalt, et kas on välikontsert, et kas peaks sellest teadlik olema. Loomulikult öeldi, et ei, mingit välikontserti ei ole ja küsiti, kus pargis.
ja tahtsin näha lihtsalt huvi pärast, et mis reaktsioon on. Pooleteist tunni jooksul midagi juhtunud, helistasin tagasi ja siis oli minu jaoks nagu selles mõttes päris huvitav, et ma olin minut 20 112 liinil, siis võttis vastu ära ja ütles sõna otseses mõttes, et kuule jõu, mul on üks teine keika, et saad mulle tõmmata 5 pärast tagasi. Et sellist asja sa nagu Eestis ei koge, selles mõttes, et võib-olla meie teenused ja kiirus ja kõik on nagu nii viimase standardi peal, et siin kindlasti natukene on sellist arenemisruumi sees. Aga teisest küljest ma ütlen, et see meditsiini nagu tase, see haiglasüsteem, jah, võib-olla naljakas on see, et sa käid ära arsti juures, arstil on 4 lehekülge välja prinditud siis materjale, kus ta siis linnukesega märgib ära sulle, mis teenust sa tarbisid. Ja siis sa lähed selle papkaga, lähed alla, seal on kassiir vaatab, kuhu on linnukene tehtud ja siis vastavalt sellele küsib sult siis nagu makse. Ehk siis visiit oli 29 € ja sellega ma arvan nagu kõik piirdus, nii et ma ütleks, et minu esimesed kogemused on olnud head. Ma loodan, et kogemusi rohkem edasi tulema ei pea, nii et püsin siin terve ja teen sporti ja rohkem ka mingid vigastusi ei teki. Nii et see minu kiire kokkuvõte esmasest kokkupuutest kohaliku meditsiinisüsteemiga. Jälgi meid ikka ja kui vähegi huvi pakub, siis pane like ja pane subscribe ja kuula meid järgmistes mõtetes.